Tere tulemast siia online webinarile. Mina olen Tiia Lõuke ja ma olen Teadliku loomise ja hingamise akadeemia looja ja koolitaja. Ja täna on mul rõõm vestelda Karoliin Kõrrega, kes on noor särav laulja ja laulukirjutaja ja muusikaõpetaja ja hingamisterapeut. Tere tulemast, Karoliin. Ja ma tean, et sul täna oli ka kontsert, kus sa kõigepealt oled praegu ja räägi kõigepealt hingamistööst. Mis see hingamistöö sinu elus on andnud ja kuidas ta sind on teeninud? Ma olen Hiiumaal praegu, et tänapäeva esimeses pooles tõesti Hiiu folgi avakontserdi sain teha, et oli au ja väga-väga mõnus on siin Hiiumaal, et päikest ja merd olen saanud nautida. Et olen saanud hingata ka Hiiumaal mere ääres. Mulle meeldib miskipärast mere ääres tohutult palju hingata, et kuidagi seal on nii mõnus ja see õhk kuidagi toetab, aga muidugi praegu palavusega väga pikalt seal mere ääres ei kannata olla, kui varju ei ole. Aga siiski on väga mõnus. Ja hingamistöö juurde ma jõudsin seda rada pidi, et ma kõigepealt õppisin tuulaks ehk sünnitoetajaks. Ja kui ma olin selle tuulakooli lõpetanud, siis mulle tundus nagu kuidagi, et ma käisin ka ühel sünnitusel toetamas ja sealt selle sünnitusel olemise kogemusest ma kuidagi märkasin, et mulle tundus, et kõige rohkem seda peret, seda naist toetas see, kui ma olin naise juures hingamise nagu ajal, et ma hoidsin selle sünnitava naise hingamise rütmi. Et siis ma ei teadnud ausalt öeldes hingamisest või vabastavast hingamisest veel suurt miskit. Ma olin nagu tuulaõppe ajal seda korra kogenud, et meie õppejõud Karita Mikko tegi meile ühe sellise pikema seansi seda hingamist ja tema siis oli Pinni Tantspi nagu niisuguste juhendatud küsimustega. Aga mina selles sündimise sündmuses lugesin siis kuidagi nagu numbritega instinktiivselt niimoodi naisele seda hingamise rütmi sisse ja välja ja nägin, et see kuidagi väga toetas teda, et ta ise mulle ka ütles, kui tuhu sai mööda, et kuule, et see oli väga hea, et teeme seda järgmine kord veel. ja siis ma kuidagi see kogemus nii-öelda seljakotis pani mind rohkem uurima selle hingamise kohta. Ja siis ma internetis guugeldades ja otsides ja niimoodi jõudsin siis Tiia Teadliku hingamise loomise akadeemia lehele ja vaatasin, et kuidagi mul nagu kohe klikkis ära, sest et seal oli just seda hingamise õpet aga oli ka sellist nagu enesearengu õpet, et ma tundsin, et selles momendis, et justkui paljud asjad minus nagu kasvamas, et ma nagu loomisprotsessis minu laulmine ja laulu kirjutamine samamoodi ja ka see tuulaõpingute protsess, et tahtsin nagu kuidagi mingisugust enesekindlust endasse rohkem, et siis nagu nähtavale tulla oma annetega, et siis mulle tundus, et see kuidagi tundub mulle paslik ja et selline praktiline pool ka, et mul on varem ka selline psühhoteraapia ja isegi psühhoanalüüsi taust, et ma olen seda kogenud kui nagu eneseteraapia vormina. Et siis see hingamine tundus selline huvitav nagu praktiline lähenemine enese toetamiseks. Ja kas see hingamistöö siis on kuidagi rohkem sind toetanud või välja toonud selle lauluande? Ja hingamine üldse kuidagi, ta nagu selles mõttes avas minu jaoks ikkagi väga paljud aknad ja uksed, et minule endale lähemale, ja mis on nagu huvitav selle hingamistöö juures minu jaoks, et ta väga kiiresti suudab mingisuguseid kohti minus nagu lahti muukida või kuidagi nähtavale tuua, et ahah, et selle või teise asjaga on vaja tegeleda. Et kuidagi jah, et see hingamistöö läbi enda mustrite muutmise ja oma uskumuste muutmise on ikkagi väga palju lähemale viinud mind oma
nagu selliste tõeliste soovide ja unistuste nagu täitumise teekonnal, et mulle tundub, et see on nagu pidev selline teekond, mida sa muudkui kõnnid ja kõnnid ja kõnnid, aga kõige tähtsam selle juures on, et sa lihtsalt kõnniksid seda, et see, kuhu see kõik lõpuks nagu välja viib või mingi selline lõppsihtpunkt, et no seda mulle tundub, et seda nagu elus ei tulegi nagu päris kätte, et muudkui kogu aeg elu ainult loob, sul tulevad mingisugused uued unistused, uued arendused, mida sa tahad teha endas ja oma loominguga või oma tööga, on ju, kui terapeudina töötades, et muudkui arened ja muudkui jõuad mingisuguste taipamiste juurde tagasi. Et see teekonnal olemine on kõige tähtsam, aga hingamine on tõesti mind väga toetanud, et sellel teekonnal nagu püsida, et sellel teekonnal kuidagi iseendana käia. See on kindlasti see, mis hingamine on minuga teinud. Kas sa tooksid mõned näited, et kuidas konkreetselt mingi laul on sündinud pärast hingamist või hingamise ajal või midagi oma elus oled muutnud? Ja üks selliseid, ma ütleks nagu kõrghetki minu jaoks hingamises oli see, kui me algallikal tegime soojas vees hingamist, et see kuidagi oli meeletult sügav kogemus minu jaoks ja mingisugused sellised pildid või nägemused või kogemused, mis ma sealt sain, panid tõesti mind laulu kirjutama ja üks teine laul mul on tegelikult veel varem hingamisest. Aga see oli võib-olla sel perioodil, kui ma rohkem nagu niimoodi tutvusin selle hingamise maailmaga ja olin nagu niimoodi vaikselt niimoodi puudutamas. Aga see vees hingamise kogemus ja see laul, mis sealt sündis, oli tõesti selline, ma nägin sellist nagu visuaali või pilti, et kuidas ma kohtusin oma selliste nagu hõimlastega või et ma nägin sellist pilti, kust ma olen pärit, et selline tohutu suur toetus, mingisugune hõimkond kuskil minu jaoks on ja mina olen praegu tulnud siia maale kehastuma, aga need hõimlased on kuskil natuke kõrgemal praegu minust, et selline pilt mul tekkis. Kuidas see kõik tegelikult on, kes seda oskab öelda, on ju, aga selline tunnetus mul tekkis. Väga hea. Ja ma tean, et sa oled just praegu lindistamas oma esimest albumit, et ja tulema veel rohkem nähtavale. Et tahad sa midagi oma albumi kohta öelda? Kuidas see mõte sünnib ja kus saab siis juba neid laule alla tõmmata või osta? Ja see plaadi tegemise mõte on mul nagu ikkagi väga kaua idanenud peas, et ma arvan, kuskil 10 aastat tagasi kindlasti, kui ma neid oma laule juba ikkagi niimoodi aktiivselt kirjutasin ja mõtlesin, siis mul kogu aeg oli ikkagi see soov, et kunagi ma teen niisuguse plaadi ja inimesed saavad kuulata minu muusikat ja nüüd ma siis lõpuks selle 10 aasta peale olen ennast nii-öelda kokku võtnud ja tõesti seda plaati hakanud tegema. Et see on väga põnev selles mõttes, et ma ikkagi kujutasin ja nägin seda plaadi tegemust natuke läbi niisuguste roosade prillide, et kuidas see on kõik selline hästi selline uhke ja et ma lähen sinna stuudiosse ja siis ma muudkui seal laulan ja siis muusikud tulevad ja mängivad ja kõik on hästi lilleline ja niisugune kerge aga eks selles on nagu neid aspekte ka, aga alati on nagu see teine pool ka olemas, et vahepeal on ikkagi ka vaja pingutada ja on nagu vaja ennast väga-väga kokku võtta ja vahepeal väga väsin sellest ja vahepeal saavad ideed otsa ja siis aga siis ongi hästi hea. Ma olen väga tänulik iseendale, et mul on sellised nagu vahendid, et ma kohe nagu oskan ennast aidata, et siis ma võtan ja puhkan ja teen mõned hingamisharjutused ja nagu kogun sellest jõudu ja mõistan, et kõik on hästi, et see protsess ongi selline, et elu ju ongi selline, et tal on alati oma see üks pool ja teine pool ja et nendes kahes niisugust tasakaalu leida on väga oluline, aga praegu mul on tõesti nüüd augustikuus tuleb mul
enne hingamislaulupidu veel selline viimane pikem salvestussessioon, et siis tulevad tõesti ka muusikud sinna stuudiosse, see on kõige nagu viimane etapp, et sihuke suur eeltöö selleks on tehtud ja eeldatavasti siis sügisel või sügistalvel siis see plaat ka välja ilmub, et ma arvan, et ta tuleb ka füüsilisel kujul ilmale, aga kindlasti ma laen selle plaadi ka online'i kuskile ülesse, et seda ma siis saan jagada oma Facebooki lehel. Kas sul on mingisugune hea hingamisharjutus lõdvestumiseks ja eriti sellisel palaval päeval nagu täna, see on jah huvitav. Või kuidas sa ennast ise lõdvestad, kui närvi lähed? Ja kui ma närvi lähen ja kui ma näiteks enne esinemist, siis ma niimoodi kuidagi lihtsalt hästi sellises kohalolus, hästi niisugused sügavad rahulikud hingetõmbed, et ma tunnen, et need mind tõesti toetavad, et ma hästi teadlikult vaatan, et ma hingan nii kõhtu kui rindkeresse, et ma tõesti niimoodi sügavalt hingan. No õpeta meid ka praegu niimoodi sügavalt hingama, nagu sa teed enne esinemist. Jah, kui ma olen esinemis, kui ma olen kuskil niisuguses kohas, kus on ka rahvast, et ma võib-olla ei saa, nii-öelda tuleb olla nii-öelda nii nagu kõik on, siis ma lihtsalt hingan. Nõnda, et hingad sisse siis rindkeresse ja kõhtu ja siis välja ja läheb kõht väiksemaks ja rindkere väiksemaks. Ja siis vastupidi võib ka, et kõigepealt kõht paisub, jõuab rindkeresse ja siis rindkere läheb väiksemaks ja kõht väiksemaks tuleb see hing sealt välja. Kui ma saan olla kuskil mõnusas niimoodi kohas, kus on nagu vaiksem ja rahulikum, siis ma panen ühe käe rindkerele, teise käe kõhule ja teen samamoodi. Ja panen silmad ka kinni. Ja siis teen suu lahti, et hingan läbi suu, et läbi avatud suu. Et niimoodi mõnusalt pikalt ja niisuguse natukese kahinaga välja, et ma kuulen oma hingamist. Et see kuidagi hästi mind rahustab ja toob mind kohale. Aitab mul keskenduda lugudele. Aga praegu selle palavusega mul meenub, et ühel kursusel, kui sa, Tiia, meid õpetasid hingamiskoolis, siis sa ütlesid, et on see soojas vees hingamine, aga et on ka nii-öelda meres hingamine. Ja siis ma mäletan toona, kas siis oli kuidagi, mis aastaaeg oli, et oli nagu külm, et see tundus ikkagi tohutult ekstreemne, et minna nagu meres ja tund aega hingata. Ja siis ma olen nüüd seda mõelnud, et et praegu on nii palav, et praegu on väga mõnus ja mul on kuidagi selline oskus, ma ei tea, kas teistel inimestel on ka, et ma hästi kergelt suudan nagu ennast vee pinnal hoida, et hõljuda, et ma saan seda teha kuidagi loomulikult, et ma üldsegi ei vaju nagu vee alla, et see on väga mõnus. Ja siis ma näiteks siin Hiiumaalgi eile käisime väga mõnusas rannas ja siis lihtsalt lähen ja lasen ennast sinna vee pinnale niimoodi mõnusasti ja teen niisugused sügavad hingetõmbed. Vahepeal ma muretsen, et äkki keegi vaatab, et mis ta seal ulbib nii, et kas temaga on kõik korras ikka. Siis ma vahepeal niimoodi tõstan pea ja siis lähen uuesti tagasi. Et see mulle väga meeldib. Praegu palavaga see on ideaalne, et väga mõnus niimoodi vees, just nagu looduslikus vees ujuda või hingata. Ja eriti madalas vees on turvaline, et sa tõesti tunned, et see madal vesi on sinu all. Kas kellelgi on küsimusi Karoliin Kõrrele, et võite siia toksida chati mõned küsimused, mis teid huvitab kuulda või teada saada. Mis veel oleks sinu sõnum siis enesearengu huvilistele ja ka just nendele lauljatele, kes kirjutavad sahtlisse ja ei julge nähtavale tulla, et sa oled käinud niisuguse pika enesearengu tee, et tõesti tulla nähtavale nüüd oma laulmistega suurtel lavadel ja ka albumiga. Mis on sinu soovitused algajatele, tähtedele, algajatele?
jah. kõige olulisem vast on see, et noh, esiteks kuidagi leida üles see, et kes mina olen või kuidagi, et mina olen niisugune ja mina teen niisugust. Minu looming on just selline, et kuidagi teha rahu sellega, et mina olen ainulaadne või et minu looming on ainulaadne ja see, et maailmas on veel miljoneid või triljoneid lauljaid ja laulukirjutajaid, ei vähenda minu andekust ja minu võimalust tulla lauljana või laulukirjutajana nähtavale. Et igaüks, kes loob, on ainulaadne ja see, et teistega ennast võrrelda on nagu mingi piirini on see hea või noh, et mingi piirini selline avar vaatevinkel ja enesearendus just nagu niisuguse kriitikameele läbi on nagu hea, aga ta ei tohiks minna nii sügavale, et see hakkab pärssima seda, et mina ei ole midagi või et minust ei saa midagi või et mina ei ole piisav või mingisugused niisugused mõtted, et kui neid tuleb liiga tihti pähe, et siis see on minu meelest niisugune häirekell, et siis midagi kõneleb sinust sellist, mis ei toeta, et sellised uskumused ja mõtted tõesti ei toeta ja ei vii edasi, et minul ikkagi olid sellised uskumused ka mingil hetkel ja siis see töö oligi neid nii-öelda ümber programmeerida, et kui sa nagu loodad seda sama tehes muutust, siis muutus ei pruugi tulla, aga et kui midagi muudad eneses, et siis võib ka välises seda muutust oodata või näha. Ja mis ma kuidagi ise praegu ma olen enda jaoks nagu leidnud, on see, et nagu ma mainisin ka see teekonnal olek, et tõesti see kõlab kuidagi nii klišeelikult, et noh, et oled teekonnal, on ju, seda on nii palju läbi käinud, aga kui ma väga alustasin, siis kuidagi mu selline fookus oli ikkagi paljuski sellisel nagu saavutusel või et kuhu ma kõik pean välja jõudma, aga sellele nagu mu peas ei olnud ruumi nendele eelnevatele sammudele selleks, et mis tuleb teha või et tuleb nagu mida tuleb endast anda selleks, et miskit saada. Et nüüd ma olen kuidagi mõistnud, et tegelikult ei ole ju minu jaoks tähtis see, mida ma tahan või kuhu ma tahan välja jõuda või kuidagi, et minu jaoks on mingisugune lava teistest lavadest tähtsam või olulisem. Et ma tõesti südames tunnen, et see, et ma saan oma laule laulda, on suurepärane. See on ju see, mida ma tahan teha. Ja kui ma seda teen ja inimestele see meeldib ja kui see niimoodi loomulikult kasvab ja areneb oma sellises mõnusas ja loomulikus viisis, siis nagu kõik tulebki, et siis tulevad kõik need suuremad lavad ja väiksemad lavad ja et see niisugune saavutamine iseeneses ei ole minu meelest nagu asi, mille nimel peaks nagu töötama või liikuma, et mis ma soovitaksin, ongi, et ma soovitaksin keskenduda ja päriselt teha nende lauludega, nende maalidega, nende tekstidega, mis iganes kellelgi loomisprotsessis on, et nendele keskenduda, et kui sa oled laulja ja laulukirjutaja ja mõtled ja unistad sellest, et teha kunagi oma plaat, siis lihtsalt laula neid laule, võta need kaasa endaga, laula neid inimestele, loo endale võimalusi, kus sa saad neid laulda, mida rohkem sa laulad, seda rohkem sa märkad, missugused laulud voolavad, missugused neis on mõnusad ja et see kõik õpetabki, kogemus hästi palju õpetab. Ma saan aru, et see loomise protsess ongi olulisem kui see produkt ja kui sa oled loomise protsess, siis ongi see, kuidas hoiad ennast nagu loovana kogu aeg olema. Just. Et see aitab sul olla kogu aeg loov. Ja, et see on lõputu potentsiaal, et alguses
nooremana mul oli niisugune hirm näiteks, et ma teen selle esimese plaadi valmis ja siis ongi nagu kõik, et mis siis saab, kui enam ühtegi mõtet ei tule, et nüüd ongi kõik, et rohkem laule enam üldse ei tule, onju. et see võib ka nii olla, onju, et mingi hetk ei ole, aga siis järelikult on mingisugused muud protsessid elus onju või muud loomised, et praegu see hirm ennast küll ei kinnita, et esimest plaati tehes on ikkagi mõtted mul juba teisel plaadil ja teise plaadi jaoks on juba lood varsti olemas, et selles mõttes see on tõesti imeline see loomise protsess, et ta muudkui niimoodi rullub ennast lahti see tee, et see on hästi-hästi põnev. Ja aitäh ja ma tean, et sa tuled siis nüüd laulma hingamislaulu peole, kas sa armastad puhast õhku? Tahaksid sa öelda, mis laule sa seal laulad või kas sa laulad ka midagi hingamisest? Ma tean, et sul on mõned hingamise laulud. Ja ma kindlasti võtan kaasa need laulud, mis on just hingamisest või hingamise õppimise perioodil kirjutatud laulud, et neid on just seal kontekstis kõige nagu ehedam minu meelest esitada. Aga eks ma võtan kõigi need oma kirjutatud laulud kaasa ja laulan neid. Kõik on nii sellised pehmelt ja leebelt endasse vaatavad ja kohalolu toetavad laulud. Kas sa tahaks midagi lõpetuseks meile laulda? Jaa, miks mitte? Lühidalt. Ma mõtlen, et äkki ma laulan sellise laulu nagu Maailma serval. See on kuidagi selline laul, mis mulle tundub, et igaühel on selline koht. Ma ei tea, kus te kõik praegu olete, aga et igaühel on niisugune koht siin füüsilises maailmas ka, kuhu minna ja kus sa tunned, et vot see on minu maailma serv. Siin on kõik minu jaoks avatud ja valla ja ma tunnen ennast ülimalt mõnusalt ja hästi. Ja enne kui sa laulma hakkad, siis ma meenutan ka, et järgmine online veebiseminar on meil 27. juulil 18.00, kus me räägime Madis Meistriga, kes on siis Wim Hof hingamise meister. Madis Meister, kes valdab ka jääkülmas vees hingamist ja kuidas oma tervist ja immuunsust ja tervendada ja avada ja laieneda läbi siis teatud viisil hingamise ja külmast läbi minemise. Nii, aga kuulame Karoliini nüüd. Vilpeade vilkuvad tulukesed mind ära võlusid maailma serval. Oma hapra varre otsas kandsin, valge lootuse pehmet sära, leige tuulehoo pehme paitus mind hellitas maailma serval. Viimne kui murekorts haihtus ja pale värskest lootusest täitus, sammud ekslevalt kandvat pinda kobades otsisid maailma serval. Lauad naeltest ja sammudest vaevat siiski hoidsid mind laugaste kõrval. Maailma serval, maailma serval. Maailma serval, liblikas sädelev tiivaloor riivas meele puhtaks maailma serval. Ma nõnda restartisin ennast, kui maailm hingas mu kõrval. Maailma serval, maailma serval, maailma serval.
serval, maailma serval, maailma serval, maailma serval. Aitäh sulle, Karolin, väga ilus. Aitäh. Aitäh ja ootame sind siis hingamislaulupeole ja ootame kõiki osalejaid hingamislaulupeole 20. augustil Põlvamaal Valge metsas. Ja olete kõik oodatud ja aitäh osalemast ja kuulamast Karolini rääkimas